tuleb jälle ahvena ja koha püügiks. Kohe jõuab Robin siia, viskame asjad auto peale ja siis juba Pärnu jõe äärde. Vot sealt Robin tuleb. No nii, jõudsime jõe äärde siis. Ja täna siis duubel 2 hakkame uuesti proovima nüüd siis, no ahvenad niikuinii tuleb, on ju. Et proovime täna siis lõpuks selle koha ka kätte saada. No internet on paksult pilte ja tõestust täis, et kala siin on. Ja. Katsume ta täna üles otsida. Ilmselt jälle vaatame selliseid põnevamaid reljeefe, ajame neid taga ja vaatame, kus naabrimehed ka kala saavad. Seal praegu, vaata üks tõmbab. Seal tõmbab ja praegu. Praegu on suht looks, äkki ongi küll koha või? Ühesõnaga jälle otsime ahvenat. Otsime koha. Korralik ahven. Ilus ahven. Ühesõnaga jah, me oleme täpselt samas kohas ja siin on ikka metsikul paate nagu eelmises videos. Et noh, ega midagi muud teha ei olegi, tuleb lihtsalt hakata loopima ja katsetama ja proovime erinevaid čigisid, erinevaid raskuseid. Eelmine kord meeldis väga spetsiifiliselt teatud raskus ja teatud kerimistüüp. Ja. Et katsetame, saame teada, mis toimib ja siis hakkame kakkuma. Vot, davai. Nii, siin käib siuke paatide sisse laskmine, et täitsa jube, aga saime nüüd ka vee peale. Ja ega nüüd enam ei lähegi kaua, kui hakkame juba püüdma ka. Et siin on päris ilusti näha, kuidas vahepeal ikka mehed kala välja võtavad. Et kala on väga ilusti, Vaat sõidab Robin. Tuut. Surfing. Alakas, aga esimene. Nii, meie esimene koha siis käes. Pisike on, aga tuli siis sellise värvi peale. Vot. Mõõdame üle, kuigi vist on alamõõdus, aga igal juhul. Väga ilus kala. Hello, how are you? I am under the water. Ei ole. 40. 44. 4 jah. No, peaaegu. Läheb tagasi. Läks. Saame seda. Siim on nii veel. Vahepeal on jõutud pala. Siis võtad kredi sealt kui jahe. Kahve on jah? Ei või? Päris suur raisk. Nii, me oleme püüdnud mingi tunnikese ja meil on üks kala, 44 senti. Et praegu siin seda kala on päris kenasti, et ümberringi kõik kankuvad, aga no, me paneme nagu umbes, meil pole seda ju kuidagi
live-süsteemi peal, aga ei näe, saime isegi meie ühe kala kätte, nii et varsti tuleb veel. Jah. Kohe varsti hakkab veel tulema. Kasutame siis umbes selliseid lante. Ja enam-vähem teame, mis see põhjareljeef endast kujutab ja mingeid muid tarkuseid ka natukene sekka ja selles mõttes, et kala on kohal, siis miks ta ei peaks võtma? Täpselt. Ega polegi muud. Katsetame edasi. No nii, ma läksin nüüd tagasi ahvena püügi peale, et panin väiksema landi ja viskasin selle suunaga, kust ahvenad tuli, et lõpuks mul ka kala siis. Robin ajab koha taga ja ma natuke tüdinesin ära. Hakkasin ahvenat loopima. Ehitasin seda sama videot ja märkasin, et meil on täistunud 200 subscriberit. Ja siis ma tundsin, et ma pean siia vahele tegema ühe klipi, kus ma tänan teid kõiki, kes te meid jälgite. See on lihtsalt ülivinge, kui kähku see on täis saanud, need 200 subscriberit ja et te meid vaatate ja see tagasiside on väga positiivne. Nii et suur-suur aitäh ja vaadake videot edasi. Niimoodi, meil on praegu 2 ahvenat, suht nukker. Siis meil on jätkuvalt see 1 koha, mis me saime, mis oli 44 senti. Ja siis on meil hulga tühje viskeid tehtud. Aga me ei anna veel alla, me saame veel korraliku koha ja peotöö ahvenaid on ju. Jaa, no eks see tänane püük me teadsime ka ju, Jaan, et see tuleb siuke koha püük ilma abivahenditeta. Nivin-nabin jah, et mis saab, aga ei anna alla. Ma tahaks minna neist mööda sinna Japsi poole. Ma tahaks mingeid täiesti uusi kohti katsetada. Sest ega sul siit ka ju seda no nüüd on 2 võttu olnud, aga noh, sellist võttu vist ei ole, et peaks siia jääma ilmtingimata vaata. Noh, jälle üks kohapunn. Aga siiski, vaatasime kohta esimese viskega nii. Esimese viskega? Siuke pisikene. Täiesti uskumatu, mul kõik kohad värisevad. See oli praegu mingi siuke, mis ta oli? 2 minti me möllasime sellega. Jah, väga ilus läks. Käis pauk ära ja lihtsalt läks ja mul ei olnud, kuna ma proovisin ahvenat, siis mul ei olnud trossi ega liidrit ega fluoro, mitte midagi olnud vahel. Ja siis, oi jumal. Lõpuks tuli üles. Täiesti uskumatu. Ma ei ole mitte kunagi nii suurt koha näinud oma elu sees. Täiesti lõpp. Ma ei saa, ma pean nüüd natuke taastuma. Täiesti haige. Ma ei oska kirjeldada, mis on sees toimub praegu. Mul kõik terve mu keha väriseb. Minu ka. See kuradi kahju, et ei saanud, et mul ei olnud kaamerat, aga lihtsalt ju läks, terve aeg ait läks. Jaa, väga kõva. See on mu elu esimene džigikoha, talvel olen saanud ja siis kunagi suvilas panime võrguga olen ka saanud. Džigides mitte kunagi ei ole koha saanud. Ma olen täiesti usu kaotanud täna juba. Tuli ära, kurat! Võtame kohe veel. Ma ei saa vist. Sa pead must nüüd tegema ilge fotosessi ka teada. Uskumatu. Ei oska olla mitte kuidagi. Seal vendadel joppas. Tõstis üles, vend pani kahva alla, lant oli suust ära, aga just sai kahva kuradi kala.
kohe vaatan tipus ära. kaamerasse ka. Siia pole näidanudki. Kohe kaalume ja mõõdame. Siuke poiss. Kurat, aga see on nii haige, kui ta vaata hakkab šipluma, siis tunned, tal on nii palju jõudu, et see nagu... Nii. Nii. Vaata, vajuta see saba kokku. 65. 65 senti. No, kui nii on. 65, jah. No 2,145. Davai. 2,145 ja 65 senti. Näitan korra veel kaamera. Siuke kala. Uskumatu. Ma täna, kui me tulime, ma ei uskunud mitte kordagi, et siuke asi võib täna juhtuda, aga näe, juhtus. Ja no uskumatu, ma ei oska neid emotsioone ära kirjeldada lihtsalt. Yes! Väga kõva. Täiesti haige, ma olen nii fucking rõõmus, nagu ma ei... Mitu tükki veel saame? 3. 3, davai. 3 mõõdukat. Davai. Ja äkki saame veel, aga kurat, ma ei tea, no minul on küll juba see, et no minu jaoks on tehtud nii kõva, nii äge lihtsalt, ma ei oska neid emotsioone kirjeldada. Ma tean, et mul ei ole mõtet praegu edasi püüda, sest et ma ei teeks mitte midagi õigesti, kõik teeks valesti. Aga ei natuke taastume siin ja naudime, kuidas Robin püüab ja siis püüab edasi. Selles mõttes täna oleme nagu ikkagi pigem tublid olnud, vaata. 3 kala on läbi käinud, 2 küll alakad olnud nii-öelda. Alla selle 46 sendi neid ju kaasa võtta ei tohi. Austame seda. Aga see üks, see oli kindlalt 65 senti on väga ilus. See, mul on nii haige. Me saime õnneks, GoPro oli too hetk, oli GoPro, ma tegin siin sükklase süsteemi, et mul oli landikarbi küljes ja GoPro ütles, et täna ei hakanud mul pähe toppima. Ja siis võtu ajalt, ta oli meil siin kinni, et ma ei saanud selle GoProga kahjuks nagu ühtegi, ei saanud teda filmima panna ja ei olnud seda madistamist jäänud peale, aga Robin võttis telefoni ja telefoniga saime päris head klipid vist, et need tulevad ka siia video vahele siis. See on väga suur. Midagi väga suurt. Aga mul ei ole liidrit teada. Sidur läheb. Mul ei ole liidrit reisik. See on mingi massiivne asi. Väga suur asi on see. Oi, jumal, ma niimoodi värisin praegu, see on ulme. See võib mingi väga suur haug olla, väga suur koha. Ta mul ei ole liidrit raisk. Tuleb. Ui. Väga ilus kohe. See on, oi, see on uskumatu. See on emotsioon. Täiesti lõpp. Nii, suutsin maha rahuneda vahepeal ja tuli ka minu teine ära, aga pisike, et läheb tagasi. Aga ma vist nüüd panen kaamera ikkagi pähe, et äkki saab mõne võttu ka peale, et siis oleks ka päris vägev. Nii läks mul kaamera siis lõpuks pähe ka täna ära ikkagi. Et on ikkagi lõpuks toimunud nii mõndagi.
mis siis, et vahepeal me olime juba kogu usu maha matnud praktiliselt. jah, vahepeal oli ikka päris nukker. Ja need 2 ahvenat ja okei, võt. Päris hea tonks käis. Kurat, nüüd on nagu see on äge, et mul on siuke lant, et kui on, siis on koha reisk, ahven seda ei võta, noh. Või noh, see peab mingi ilge monstrum ahven olema, siis. See kohavahetus liigutab ennast ikka. Väga, ja ma ei uskunud tegelikult väga sellesse, et nagu siia pool tulla. Aga noh. Aga ongi see põhjareljeef räägib enda eest, noh. Jah. Tasu jah jääda nagu kinni, ongi mõistlik ikka liikuda, noh. Mul kipub olema see tihti peale, et kui kuskilt midagigi tuleb, et siis on see, et kurat, ma ei taha üldse ära minna, vaata, et äkki seal ei ole mitte midagi. Aga ikka tasub liikuda reisk. Nii, tuleb üks kohapunn jälle. Ossa raisk! Ossa raisk! Sa ütlesid ju, et ahvenat ei saa selle landi. Ütlesin küll, jah. Oi, sa raisk. Väga kena. Väga ilus. Teeme kuklavalu ja... Nii, Robinil tuleb midagi. Kas on ilus? Nii, vist on päris kena. No. Tuleb. Jaa, teine ilus kala. Noh, lõpuks on ta. See on mõõduks ka, jah? See vist on mõõduks. On. Kindlasti on. Ossa persena, kurat. No nii. Igaks juhuks. Ei, see on kindlasti. Ja ilust 50. 50, jah. Vapsti. Ilus vihane kala. Nii, tuleb jälle kala. Kurat, see on võib-olla mõõduks isegi päris raske on. Ühes käes on riitus, teises käes on kaal. Kurat, ei, see on mõõduks risk. Ei, see on raske, jah. No nii, kohe tuleb. See on veel, jah. Oi, see on korralik. Oi, see on korralik. Läks ära. Blять. Kurat, küll. Ma nägin, et tuleb ülesse. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma lükkan, nägin, ei, teeb sööstu, ma ei hakka tšuksima, vaata. No jah. Aga püüame edasi. Pers. Nii. No. Kuidas saak oli? Meil või? Ei kurda, jah. No selles mõttes. Ja jälle autos, nagu hommikutis. Aga nüüd Vähe õnnelikumalt. vähe õnnelikumalt, jah. Ei, et meil läks lõppkokkuvõttes läks meil ikka tegelikult väga hästi. Et mõlemad saime ühe mõõdukala siis koju kaasa ka. Kokku, mitu kala meil oli? Kokku oli 6 kala. Jah. No ja
võtte, ma ei mäleta kui palju. No ikka oli jah. 10 tükki veel otsa. Ja, kindlasti. Paar kala ju läks paadi juurest ära ka, niimoodi, et oli otsas, nägime kala ära, läks minema. Jah. Aga no kurat, minna lihtsalt pimesi koha tšigitama sinna Pärnu jõkke, kus vennad on oma nende hirmkallite live-tehnikatega kohal, siis ikkagi meil läks nagu super hästi, me oleme nagu väga rahul, et võt nii. Aga selline siis seekord video ja järgmine kord siis äkki augi. Järgmine kord kindlasti augi. Vaat, olgu nii. Augil siis järgmine kord näha.